Tere, hea kuulaja ja vaataja. Juhtimiseta uus episood on siin ja tere, Ivar. Tere, Reelika. Mul on täna suur rõõm meie külalist tutvustada kui enda väga kauaaegset sõpra. Võiks öelda ka isegi, et elukaaslast, kellega me oleme väga palju asju elus nagu läbi teinud ja ka endist kolleegi Margit Laanjärve. Tere, Reelika. Tere, Ivar. Tere, Margit. Vot Margit on nüüd selline naine, kes ükspäev mulle ütles nii tabavalt, et tead, päeval on nii hull ja nii raske, aga kui sul sõber helistab 8:30 õhtul, kui davai, lähme jalutama, siis mis oli sinu ütlus selle peale? Riidesse hakkame minema. Ta paha tuju jäi kõrvale. Otsustamise koht. No Margit tuli siia podcasti salvestusele ka vist selliselt, et sa said täna hommikul teada, et sa siia tuled. Kell 10, jah. Kell 10 said teada ja praegu, kui me salvestame, on kell 3, nii et 5 tundi ja tavaliselt sa ei ole igapäevaselt Eestis, on ju. Ehk et see, et üldse, et sa siin oled praegu, et see on... Ma olen juba 36 tundi Eestis. Okay, no siis sa oled juba täitsa kohanenud ajavahe ja kõikide asjadega. Ja, et kuu aega ära olnud. Aga kus sa oled siis põhiliselt? Ma jagan oma aega Riia ja Tallinna vahel. Ja niimoodi juba siis viimased 5 aastat aktiivselt. Varem ma 15 aastat elasingi Riias 100%. Ja tegutsesin ja töötasin Riias, aga nüüd ma siis olen leidnud sellise, et ma suudan hallata nii Tallinnat kui Riiat. Võimekas. Võimekas. Et Riia ja Läti, ma saan, et seal on kinnisvara teemadega tegeled valdavalt, on nüüd kinnisvara podcastis sa värskelt käisid ka rääkimas nendest teemadest, et nendesse võib-olla väga detailselt ei lähe kinnisvaraärisse ja kõigesse nendesse teemadesse, on ju? Ei. Ja, et pigem räägime sellest juhtimisest ja sinust üldse, sinu lähenemisest nagu elule ja elufilosoofiale, ma arvan, ja juhtimise kontekstis. Kindlasti ka naisena. Jah. Et see ei ole üldse vähe tähtis, et ma ei tahaks üldse üle tähtsustada naise olemist. Minu jaoks on kõik, ma olen nagu liberaal heas mõttes, et minu jaoks on kõik inimesed toredad, kõik olenemata rahvusest, värvist, soost, aga mina naisena olen kindlasti nii siis eelmises ettevõtluses kui ka täna kinnisvaraäris, ega seal ju naist väga kergelt ei kohta. Ehk siis sa naisena ikkagi pead olema ikka kogu aeg nii kohal ja tõestama, kes sa oled, kus sa oled. Ja et sa saad aru. Räägi sellest lähemast, ma ei tea ju, kuidas on naisena juht olla. Ega mina olen selles mõttes hästi talupoja mõistusega, et mina teen asju nii, nagu ma oskan. Et hästi lihtne, et kuna ma olen peremudel, kus on 2 last, abikaasa, mina ja ma üritan juhtida seda sama ettevõtlust ka selles vormis, kus need lapsed kasvavad. Ega see on ju uus, mul ei ole ju ennem lapsi olnud, kui ma enne lapsed sain. Ja sa ju õpid iga päev, kuidas, ja nemad õpetavad sind ja täpselt samamoodi see ettevõtlus. Mina toon hästi palju paralleele elus pere ja ettevõtlusega. Ma üritan juhtida ka oma kodu täpselt nii, nagu ma juhiks ettevõtet ja ettevõtet ma juhin nii, nagu ma juhiks oma kodu. Ja täna tulemusi vaadates, siis ma võin julgelt öelda, et on 2 väga tublit ettevõtet, ja ma tegin praegu neid märke, eks ole, on siis minu last, et täiskasvanud iseseisvad ja elus iseseisvalt hakkama saavad inimesed. Ja ma arvan, et see on väga tubli ettevõte. No, ettevõtluses samamoodi peaks inimesed saama hakkama ilma juhita. Täpselt nii. Juhtimine juhtimiseta ikkagi. Just. Et mina kindlasti olen see, kes toob neid paralleele kogu aeg. Sest peres sa tahad ka ju, et oleks kõik hästi, ettevõtluses sa tahad ka ju kõik oleks hästi. Ja ma võtan ka neid kolleege, partnereid, koostöö soovijaid, töötajaid, ma võtan neid kui kohe nagu pereliikmeid, et ma austan neid, ma räägin nendega asju läbi ja ma arvan, et see ongi see minu võti, et ma mitte kunagi ei alahinda koristajat kuningannast, et nad on kõik minu jaoks inimesed, kui mina juba nendega koostööd teen. See on tõesti sinu puhul huvitav. Kus kohas see kõik alguse sai ja kuhu sa täna oled jõudnud sellel teekonnal? Et sa olid ka väga ambitsioonikas ja tulemuste juhtimine ja minu sinuga koos. Davai, seda teed, need sihid, raha, põmm, kõik see. No täna ma juhin iseennast. Ma olen jõudnud sinna punkti, et ma juhin iseennast ja see ei ole kerge tee. Ei ole. Et
iseennast juhin praegu moel, mida ma ju ei tea, mis on õige või vale, aga ma tunnen ise seda enese rahulolu, seda paigal olemist ja heas mõttes ma võin öelda kõva häälega, ma ei tea, mida ma tahan, aga ma tean täpselt, mida ma ei taha. Need asjad on nagu selgelt maas ja need jooned on tõmmatud ja seda teed ma muudkui lähen ja lähen ja lähen. Täpselt, kas see on, kui sulle lubatakse 20 kilomeetrist matka, lõpuks sa avastad, oi, kas ma ei öelnudki sulle, see on 30. Noh, siis sa hingad korra sisse ja hakkad minema. Et seal ei ole nagu seda kohta, et lükkad käed alla, aga me leppisime kokku, et see on 20. Ei ole, noh, siis mõtled edasi. Ja seda iga päev, igas situatsioonis. Et kui ei ole nii, siis on teisiti. Kui oleks teisiti, siis ta oleks juba teisiti. Nii et see on mõnest nii ettevõtluses, juhtimises, elus üldse, et ma ei taha, kuidas asjad on, aga noh, kui nad peaksid olema teistmoodi, siis nad oleksid teistmoodi. Ja praegu peab olema täpselt nii, nagu nad on ja siis ma tegelen sellega, mis praegusel hetkel on. Ja see on nagu nii lihtne tõde, aga see on nii lihtne nagu ära unustada kuidagi. Ja eriti ettevõtluses kõik see, mis tulevikus peab olema ja mismoodi me selle tuleviku nimel töötame, aga unustame ära üldse selle, mis nagu praegusel hetkel on. Et asjad on nii, nagu nad on, sellepärast, et nad peavad praegu täpselt nii olema. Ma arvan, et ma juhtisin 10 aastat rahvusvahelist ettevõtteid niimoodi, et ma teadsin kogu aeg, mis on tulevikus. Aga see, mis täna praegu siin, ei olnud ju aega. Selleks ei olnudki aega, aga sa teadsid täpselt une pealt öelda, mis on 10 aasta pärast, mis on siis, mis on siis. Et see iseenese juhtimise juurde tagasi tulla, siis ma olengi täpselt seal, et ma tean, mis toimub täna, siin ja praegu. Võib-olla toredam on ju. Üks asi on toredus, mis on, teine asi on see rahulolu. Kohalolek ja see rahulolu. Aga siinkohal ma ei saa mainimata jätta seda, et selle üks minu puhul töötab see, et seal on rutiin. Igas päevas on rutiin. Ja mind see toidab, mind see aitab, mind see viib edasi ja see annab mulle turvatunde. Ja mina olen rutiinisõltlane, heas mõttes. Ma tean, et ma joon see kell kohvi, ma tean, et ma joon neid 2 tassi, ma tean, et ma lähen sinna, ma tean, et ma teen oma jooksuringi, ma tean, et ma teen seda. Mul on mingisugused päevas kindlad 3 asja, olenemata riigist, asukohast, seltskonnast. Ma teen kõiki neid asju, mis on minu rutiin mulle sobival ajal. Ja mind ei huvita, et täna hommikul sina tahtsid seda. Ei, minu aeg, mina teen, sest hommik 2 tundi on minu oma. Ja see on nagu rituaal, vaata rituaalid on ju ka mõeldud selle jaoks, et noh, et sa annad nagu paned tähendust millelegi ja see päev saab tähenduse läbi selle, et sa paned neid rituaalidesse seda energiat, mis sa sinna paned või ma ei tea, kirikutes on mõõdetud ju altaritel, et inimesed pannud sinna tähelepanu, muidu on lihtsalt ju noh, niisugune laud on ju, aga inimesed pannud sinna tähelepanu, mingid rituaalid teinud ja mõõdetud, et seal on sagedus on teine, elektriliselt on sagedus teine, ehk et sa lood seda kohalolekut läbi selle rituaali ja kui sa teed seda korduvaid asju. Ma ei osanud seda teha varem. Ma ei osanud mis seda. Juhtus? Ma lihtsalt, hea küsimus, mis juhtus, ma ei tea, ma sain nagu kaineks. Ma ei mõtle praegu alkoholist, ma mõtlen elust enesest. Et ma sain aru, et millised on need eluväärtused, et ma saan aru, et ambitsioon meeletu, raha motiveerib, eks ole. Aga kui sul üks päev ei ole ambitsiooni, raha sind ei motiveeri ja sa oled teinud need asjad ära, mida sa lapsepõlves unistasid. Ehk siis on sul ehitatud maja, sul on 2 last, sa oled olnud abielus, naisena, et sa oled need asjad kõik ära teinud. Ja mis sind motiveerib? Mis järgmine asi on? Mis järgmine asi on? Nüüd ongi see kohalolek, rahulolek, pluss see eneseteadmine. Mul puudusid sellised asjad. Mul ei olnud, ma tegin kõiki asju selle pärast, et ühiskond nõudis ja sotsiaalne surve. See minu arust on nagu tore on veel see, et kui Margitiga me 20 aastat tagasi kohtusime, siis kuule vaatu, kui ägedad kingad on ja täna sa ütled, issand, vaatu, kui ilus taevas täna. Et milline nagu nii-öelda olemise ja vestluse muutus, on ju? 10 aastat tagasi mina ja 10 aastat täna mina, need on 2 täiesti erinevat inimest. Ja ma ei saaks öelda, et sõbrad on vahetunud. Et on muidugi, seltskond on väiksemaks jäänud ja seltskond on muutunud. Aga need inimesed, kes olid ka 20 aastat tagasi, on ka täna. Nemad aksepteerivad mind sellise, nagu ma olen, olenemata mu positsioonist või minu rahakotist või minu välimusest või mis iganes.
et see ongi see, et kui sa märkad, kui sa oled, et see personality või siis mis see personality eesti keeles on? Isiksus, jaa, et see isiksus on ju sama. Ma ju praegu just Lissabonis tulin, tantsisin lastega hommiku kella 7, ma olen teinud seda terve elu. Noh, et ega sellepärast, et mul ei ole positsiooni või mul ei ole enam seda nii suurt rahakotti või et ma ei ole enam abielus, et see ei tähenda, et minu isiksus on muutunud. Ma olen ikka täpselt seesama, ainult et minu väärtushinnangud on muutunud. Mul on väärtused muutunud. See on see. Ja on inimesi, kes seda aksepteerivad ja on inimesed, kes seda ei aksepteeri. Aga enamus inimesed mu ümber on ikkagi need, kes on olnud ja noh, ilmselt nad ka jäävad, kus neil enam minna. Ja see rahu ja kohalolu, et see sama rahulolu või rahulolek, et see on midagi, mida me nii paljud otsime. No me tihti nimetame seda õnnetundeks, on ju, me oleme siin arutlenud ka omavahel, kas õnn või rahu, et kuidas seda defineerida, on ju. Aga nii palju otsime ja siis me otsime seda kuskilt nagu tulevikust, et sa oled nagu ilmne näide sellest, et ka ettevõtjana on võimalik jõuda sinna ja mitte jõuda, vaid olla selles, on ju, selles rahul olemise hetkes, see rahulolu, vaat ongi olemine, mitte nagu rahul tulevikus olemine. Aga seal on ka kindlasti vaja enda siis head iseloomu, et oma iseloomu omadusi, mis sul siis on, ütleme siis need kaardid, mis sul sündides kätte antakse, et sa pead ikka mängima nende kaartidega, mis sul käes on. Et ilmselgelt mul ei ole mõtet minna otsima humanitaarteadust, kuna ma tean, et ma olen nagu finantsiliselt tugev. Et seda teed ma nagu ei ole läinud, et on ka ju inimesi, kes on leidnud täiesti uue enda isiksuse omaduse või midagi sellist. Et mina ikkagi siiamaani olen mänginud nende kaartidega, mis mul käes on. Ma olen lihtsalt hakanud neid rohkem tähele panema, neid esile tõstma, neid arendama, et kõik empaatiavõime, energilisus, et need lihtsalt need kõik asjad on topelt suuremad täna. Et ma olen neid arendanud. Ma tean, et sa oled Eesti Kaubanduskoja Läti liige või asutaja, on ju. Ja sa puutud selle raames ju kokku väga paljude teiste juhtide ja ettevõtjatega ja organisatsioonidega. Kuidas see, mida sa räägid ja see, mida meie oma podcastis siin viimased 170 episoodi oleme rääkinud, kuidas seda nagu vastu võetakse? Sellise mehises macho keskses nagu ärimaailmas? Ma olen kuulanud teid ja teil on toredad mõtted ja ma toetan teie mõtteid, aga need ei lähe tihti peale minu mõtetega nagu kokku ja ma arvan, et see on väga okei. Nii palju kui on inimesi, nii palju on erinevaid arvamusi, aga see lõplik tõde on ju seal kuskil, me ei tea ju kus. Ütleme niimoodi, et see macho maailm on väga tugev. Ütleme siis 20 aastat tagasi, ma olin ju lihtsalt see lokkidega blond, kes ju tuli siia meile ilu pakkuma. Ja siis mingil hetkel juba saadi aru, et ta midagi teeb ja ühesõnaga, et ma seda macho maailma täna siia isegi nii palju ei too, kuivõrd seda, et nad on täna kõik mu sõbrad. Aga huvitav on nagu see, et kõik need mehed, kes on kunagi arvanud sellest mitte midagi, on täna mu parimad sõbrad ja teisipidi on uus põlvkond peale tulnud. Ma olen ikka nii kaua olnud, et ma olen täna oma täiskasvanud pojaga selles samas klubis, ütleme nii siis, kes on toonud omakorda sinna Eesti ettevõtjaid juurde, et uus põlvkond on peal ja nad endiselt kuulavad mind, ma motiveerin neid, nad soovivad minuga suhelda, et vaata, see on see koht, et mitte me ei räägi sellest, mis me oleme teinud, vaid see, et mis me nüüd edasi teeme, et me kõik jääme vanaks, aga see sinu energia, see sinu mõttelaad, see sinu soov edasi minna, areneda, see on see, mis täna minu jaoks loeb. See, mida keegi kuskil arvas, kas nad on machod, ei ole, päriselt korda ei lähe. Et äge on see, et uus põlvkond on peal ja ma olen endiselt kambas. Tõust lahti ei saa. Ja sulle meeldib olla selles? Jaa, muidugi. Ma säran seal ja see annab mulle energiat, jõudu ja vaadates tänast seda noort põlvkonda, meil on kambas seal, kes on Holland, kes on Saksamaa, kes on Inglismaalt, see on rahvusvaheline, et see noorte kamp, et
see on ikkagi worldwide ja seal kohal olla ja sind kuulatakse ja helistatakse, emme, me mõtlesime, et me helistame sulle ja siis keset koosolekut nad räägivad ka, see minu poeg räägib siis, et emme ütles niimoodi, me peame nii tegema. Et miks sa nimepidi ei kutsu? Juba ebamugav. Aga ma olen kõikidele emme. Ma olen ka täna nooremale pojale, sõpradele, see on Margiti emme. Et nad kutsuvadki Margiti emmeks. Et ma ühtepidi olen nende jaoks nagu mentor ja teisipidi ma olen nagu kogu aeg ka emme. Et need kaks on nagu ühes. Mis kõige suurem selline õppekoht sul elus on olnud? Lapsed. Õudne, kuidas nendega ei saa hakkama, sest mina olen raamatu järgi töötaja, minule meeldib kord, mulle meeldib distsipliin, mulle meeldib rutiin ja mul käib kõik jutipidi, et kui see kell seda ei ole ja siis ma plahvatan. Aga sa ei saa nendega ja siis nemad ongi õpetanud kõike seda mulle. See on minu kõige suurem õppetund, kuidas saada nendega hakkama. See töötaja on lihtne, sulle ei meeldi sellest lahti. Hästi lihtne. Selles mõttes, et kui meil ei ole seda, ma ei saa neid lahti lasta. ja see, ma ütlen ausalt, et nii palju, kui ma olen mõelnud, nad on mõlemad sellise iseloomuga ja üks on öö, teine on päev ja see on minu elu õppetund on minu nende laste kasvatamine. Margit on minu üks suur õppetund olnud, et kui mina olen ikkagi alati olnud selline, ma teen küll otsuse ära, et seda sama, mis ta tõi siin lahti lasta, ja siis minul on see alati niisugune, et ma pean kaaluma, ma pean mõtlema, ma kuidagi nagu inimlikult, et siis ma alati vaatasin, kuidas Margit seda teeb, ta ei jäänud üldse, ta ei investeerinud oma emotsiooni, mitte kuidagi pidi, kui oli vaja edasi liikuda, siis ta liikus, aga pere puhul risti vastupidi kõik asi on ju, et ärgi müts maha, et sa nagu nii tugevalt oled hoidnud fookuses seda osa, mis on pere. Oma lapsed, oma pere, oma sõbrad, selles suhtes, et sa oled minule alati nagu väga suur eeskujuks, et mida sa seda imagot kujundad väljapoole ettevõttes ja nii edasi, kui sul see oma lähedane ring, su kõige lähedased sõbrad ja pere on nagu nii-öelda näevad sind kõige hullema versioonina, et sina näitasid mulle seda poolt, kuidas just seda juhtida ja hoida ja sellest ma olen sulle küll nagu hästi tänulik, et sa oled olnud nagu minu kõrval ja kannatlikult olnud mu kõrval. Mis sa oled siis tekitanud sellist, et peab kannatlikult olema su kõrval? Eks me kõik mingi kellegile tekitame. Me aktsepteerime üksteist nii nagu olema, aga ma olen ära kadunud vahepeal, et kui minul on olnud eluetapid, kus kohas sa ei ole, vaata, nagu sõbrana olemas, aga Margit alati kuidagi nagu on, ta on mind alati mõistnud ka, et minu võib-olla siuke kasv ja toimetamine on teistsugune kui tema oma, tema võib-olla on okei läbi minna seltskonnas, mina vajan nagu nii-öelda äraklikkust ja ma arvan, et see on nagu sõpruse puhul ülimalt äge, aga sa ei saa ennem ka luua inimestega ettevõtetes sõprust, kui sa ei ole nagu teinud seda basic line'i juba korda, et need lähedased inimesed, et siin toimub see samamoodi, me päriselt pühendume, me päriselt mõistame, me päriselt nagu nii-öelda toetame ja julgustame ja ütleme, kuule, see on bullshit, mida sa praegu mõtled, on ju. Et siin on nagu nii radikaalselt ausust, et sõber ei tähendagi seda alati, et sul on nagu, sa oled nii tore ja nii meeldiv, vaid ta on ka nii aus, ütleb, et minu meelest on siin nagu mingi tälk jura sul. Ja see ausus on ja see otsekohesus on minu arust väga kihvt ja see on sul ettevõtluses, ma mäletan ka juhina, me töötasime kolleegidena ka palju aastaid, jooksis väga läbi ja see oli väga austatud, ega inimesed ei olnud nõrgemad selle tõttu, inimesed olid tugevad. Et ei tähenda seda, et sa pead olema nagu, kuidas ma ütlen siis, kõike siluv ja paitav ja turvalisust loov, sa võid olla ka turvaline vägagi nagu selgelt ja nõudlikult, on ju. Jah, see olen mina, selge ja nõudlik. Kuidas sa seda balanssi hoiad ise? See ju tekitab reaktsioone ka, kui ole selge ja nõudlik, siis see tekitab ju teistpidi reaktsiooni kohe. Mulle meeldis, keegi kunagi ütles, et solvumine on nõrkadele. Ja siis ma mõtlesin pikalt selle peale ja mõtlesin, et aga see ongi nii. Et nii kaua, kui sa talud ära selle, kuidas ma ütlen siis vastulöögid või siis solvumised või arusaamatused, siis sa lepid iseendaga ära, ega sa ise läksid iseendaga riidu, ega ma sinuga riidu ei läinud. Ma läksin iseendaga riidu. Sa hakkad nagu mõtlema, aga oota, kuidas, mis, mida, et ma õppisin nagu jälle iseennast tundma läbi selle, et ma enam ei solvu, ma oleks võinud ka solvuda nende lähedaste sõprade peale, kes vahepeal läksid ära, kes tuli, aga ma aktsepteerin seda, ma arvan, et see on fine. Sa aktsepteerid inimesi sellised, täpselt see laste näidele, sa ei saa muuta neid, sa oled ju ise kasvatanud. Ja kui ta sulle teeb nii haiget, on ju, see on lihtsalt mõttekas maha istuda ja rääkida, et aga kus kohas see king pigistas praegu. Ja tegelikult me kumbki ei tahtnud ju kummagile haiget teha. Tegelikult läks ju nii.
ja sa jälle lähed siit edasi ja täpselt samamoodi ma üritan võtta oma sõpru, kes meist ei eksi, mis sa arvad, mina olen täiuslik või? Ma eksin ikka niimoodi, et kui Reelika toob minu plussina selle välja, et ma olen otsustuskindel ja ütlen otse ja olen aus, seal on ka ju tagasilöögid. Ega mis sa tahad kuulda, et kuule, sa oled nii paks. Muidugi ma niimoodi ei ütle, see ei ole minu nagu haldusala kedagi kommenteerida, aga ma mõtlen nagu suurt plaani, et inimestel oleks selge aru saada. Ideede osaski. Jaa, et ideede osas et mulle ei meeldi see idee, see on täiesti mõttetu idee. Ja siis sa vaatad nagu, okei. Kohe inimesed põgevad ära. Jaa, aga ma oskan põhjendada jälle teisipidi oma, miks ma nii arvan. Mina arvan näiteks seda. Loomulikult ma olen terav ütleja ja seda mulle ka väga palju nagu ette heidetud. Aga mis ma teha saan? Kas sa muutsid seda? Ma olen seda võib-olla natukene jätnud mõne asja ütlemata. Kui võib-olla ma vanasti 10 aastat tagasi ütlesin selle sekundiga välja, siis täna ma ütlen võib-olla järgmine päev. Sest ütlemata nagu see mõte ei jää, et kui ma räägin praegu lähedasest inimesest või kolleegist või et ma olen õppinud, et ma enne mõtlen ja siis ütlen. Vanasti ma ikkagi ütlesin, see sekund, see emotsioon töötas minu peal, aga täna ma seda kindlasti ei tee. Sa tegutsed ka erinevatest riikidest pärit inimestega ju ja igapäevaselt on ju ka see, et elades pikalt on ju teises riigis, et ma viimasel ajal olen palju mõelnud sellele, et mitte riigipiirid ei ole niivõrd olulised, vaid on, ütleme, globaalsete või rahvusvaheliste organisatsioonide sees olevad kultuurid ja kuidas neid siis üritatakse ühtlustada kõiki neid erinevatest riikidest pärit inimesi kokku, on ju, ehk et need korporatsioonid ise on kultuuride kujundajad, mitte nii väga enam need rahvusriikide piirid. Ja samas on erinevate kultuuritaustaga inimeste kokkutoomisel ja ühendamisel alati see mingisugune juur, kus tuleb see päris see mõju, on ju. Ja paljud ettevõtjad, ütleme Balti regioonis eriti, meil on ju selliseid Balti organisatsioone, kus siis eestlased kiruvad lätlasi ja lätlased leedukad ja leedukaid eestlasi, on ju, ja lätlased ootavad, millal leedukad ja eestlased ära vaidlevad omavahel, et siis kaasa minna ja neid Balti organisatsiooni, kus seda võitlust siiski nagu on, et kuidas sa sellega toime oled tulnud? Ja kunagi ei olnud teema ja see, mis sa kõik räägid, see on olnud minu jaoks see müra kuskil taustaks ja ma tõesti ju olen erinevate rahvustega koos olnud, et see on 100% tõsi, aga ma olen läinud oma teed ja oma asja ajanud ja ma nagu heas mõttes austan siis ütleme Läti riigi religiooni, nende uskumusi, nende siis arusaamasid ja hästi kõrgelt ma olen hoidnud ka Lätis Eesti kultuuri, et siiamaani ükskõik millises riigis mul parasjagu see üks lastest või meil on ikkagi alati Eesti Vabariigi, me tähistame kas siis online'is või FaceTime'is või koos või et me ikkagi meie oleme olnud kogu aeg nagu eestlased ja täpselt samamoodi ma austan lätlasi, ja nende siis pidusid, pühasid, ma ei näe seal üldse teemat, aga see, mida sa räägid, see kogu aeg see müra kõrval. Ma olen seda nii palju kuulnud, aga mina ei ole selle kokku puutunud. Ma lihtsalt kuidagi ei lase endale seda ligi ja võtta tõsiselt seda. Ma ei võta seda üldse ja ma ei ole, mul tõesti täiesti mööda läinud. Ja oli ju seal 10 aastat tagasi, meie töökeel oli ju vene keel Riia kontoris. Ja täna, kui sa sinna kontorisse lähed, siis väga vähesed räägivad vene keelt ja üldiselt sellest hetkest, kui siis Ukraina sõda hakkas, sellest hetkest isegi Depot turvamees õppis inglise keele ära, et see keele, see läks kõik nagu kuidagi rohkem inglise keele peale ja mina räägin läti keelt ka, eks ole, et mul ei ole üldse probleemi, et kui lätlased räägivad eestlastest, siis kui ma hakkan midagi sõna, sina ära räägi, sina oled meie oma, sina oled lätlane. See käib pikki aastaid seal on. Ja nad on mind nii omaks võtnud ja see ei ole nagu üldse, ma räägin, mina sellega üldse kokku ei puudu. No ma arvan, et see omaks võtmine saabki tulla, kui sa ise võtad ka ennast omaks ja sa oled ise kuidagi ja sa võtad teisi inimesi omaks sellisena, nagu nad on, ehk et väga tihti mulle tundub ka Balti organisatsioonides armastatakse püherdada selles jutus, et kui erinevad me kõik oleme. Ja see ongi see, et meil puudub see selline, me nimetame seda vaimsust, et me saame aru, et kõik on üks
lõppkokkuvõttes või seesama rahu tegemine sellega, et tema on täpselt selline, nagu tema on. Isegi kui ta on terav minuga, siis ma saan aru, et ta ei ole minuga terav, ta lihtsalt, mina võtan seda teravana, on ju. Aga üldiselt Eesti tööandjat loetakse Riias ikkagi väga heaks tööandjaks, väga hea tausta ja No räägi ilusaid asju eestlaste kohta. ausalt ma räägin, et Eesti tööandja on vägagi nagu heas mõttes usaldusväärne ja Läti töötaja, Läti inimene tähendab, tahab töötada Eesti ettevõttes. Eestlastel on väga suur ja hea imidž Riia ärimaastikul. see on tore kuulda. Te ei teadnud seda või? No pole eksportinud ennast sinna. Ei, nagu ma mõtlen seda tagasi, et kui me töötasime nagu Euronicsina, samamoodi me seal ju käisime, et jaa, ja tegelikult inimesed olid ju hea meelega nagu juures, aga eks aastad on ju palju mööda läinud ja oma Ei, see on siiamaani Eesti tööandja, et ütleme, et selles Business Hubis, kes meil täna on, siis on ikkagi Eesti tööandja on ikkagi väga austatud, usaldusväärne, heas mõttes kokkulepetest kinnipidaja ja Läti töötaja on väga-väga huvitatud Eesti ettevõttest või Eesti kapitalil põhineval ettevõttel, siis Läti ettevõte, aga Eesti kapitalil põhineval. Eks paljud tahavad ju Lätti minna ka, on ju, ja samas on paljud sealt läbi ka põlenud, on ju. Muidugi, see on igal pool, nii et seal ei ole riigist, on lätlasi ju tulnud ka Eesti ja läbi põlenud, et seal see, ma räägin jälle, neid piire ei ole, tegelikult neid piire ei ole, et inimesed on kõik ühtlasi toredad ja muidugi on, et see temperament ja arusaam ja töökultuur, aga selle töökultuuri annab tuua ja juhina selline, kuidas ma ütlen, rakendada, et neil on kindlasti, ütleme siis seda slaavi töökultuuri on siis pärandina kaasa antud ja selline, kuidas ma ütlen siis, mina olen ülemus, sina oled alluv, seda suhtumist on ju siiamaani siis kohalikes ettevõtetes. Meie olime siis kindlasti need, kes olid siis need, kuidas ma ütlen siis Skandinaavia juhtimisstiiliga, et kui oli poe avamine, siis ma võtsin ka selle harja ja pühkisin põranda enne ära, kui pood oleks lahti, et need ei jõudnud seda ära imestada, et kuidas CEO saab pühkida põrandat enne poe avamist, et nad ei olnud mitte kunagi sellist asja näinud. Aga see on kõik möödanik, see kõik on möödanik, et nad ka ju kõige rohkem, et ma räägin, uus põlvkond on peale tulnud. Meie siin eietame, juhime. Lätis asjad on. Aga tegelikult uut moodi kõik, et ja need noored on kiftid, need on kõik nii tegusad, nad on ju kordades targemad kui meie täna. Nende teadmised on ju kordades suuremad kui meie omad. Mida neil ei ole seda elukogemust ja neil ei ole seda networki. Ja need on mul. Margit on leidnud oma ilusta oma selle koha, connectori. Uue ja vana vahel, vaata. Et neil ei saagi seda olema. Nad oskavad kõik asju, aga nad ei ole seda kunagi läbi teinud, nad ei tea, mis see tulemus on. Ma olen seda kõik läbi teinud, ma tean, mis see tulemus on. Ja kust minna mööda ja kust mitte. Ja kuidas mööda minna, kui on vaja mööda minna, et kas on otsetee või lähme ümber, et see on see tänane, miks meid veel vaja on. Ja miks me peame üldse ennast, ütleme, me oleme sinuga mõlemad ju 50-ndatesse nagu midagi saa öelda, et sinna jõudmas, et meil oli ka sinuga mõte, et võib-olla veidikene tõsta ka selle koha pealt, et mis tähendab ja miks on üldse vajalik, et meie ka naistena oleksime hästi hoitud, hoolitsetud ja leiaksime selle uue nii-öelda siis sihi ja väärtuse, kui me siit nii-öelda võib-olla sealt suurelt rongilt maha nagu nii-öelda astume, et nagu sa ütlesidki, et need noored on küll väga kiired ja väga targad ja teavad hästi, aga meil võib-olla on mingisugune selline kogemus ja väärtus anda, mis aitaks nagu palju kaugemale ja palju nagu tervemalt edasi nagu minna asju, et võib-olla räägiks seda teemat, et 50+, naine eriti veel. Sa juba naise teema siia tõid. See 50+ naine on täna nagu hästi laual. Ma saan aru, Ivar ei taha sellest kaasa rääkida, et ta ei ole 50+ naine. Ma ei ole, aga ma näen, et see on väga oluline väärtus kogu sellises ettevõtluses naiseliku perspektiivi ja ka meestel oma naisenergia ülesäratamine, et see on midagi, mis on seal on jälle see ühiskond, et tihti on vale sõna, mul puudub statistikaga, on naisi, kes siis 50. eluaastaks on lahutanud, on oma lapsed suureks kasvatanud ja ühtlasi ka see töö, mida nad teevad, neile see ei meeldi. Tegelikult neid on. Ja siit maalt nüüd ongi see, et ühiskonna surve on, sa oled töötu või? Issand, sa oled lahutatud või? Miks ära tuled? Sa oled üksi või? Et see ühiskond loob selle kuidagi negatiivse vaibi sinna peale. Aga mina lähen täna uksest välja ja ütlen, aga teate mis, mina olen töötu ja vallaline. Mul on hoopis teine nägemus, ja ma olen rõõmus seal juures.
see ei ole minu jaoks häbi ja ma nagu ei mängi ka teiega seda mängu või ma päriselt olengi selline ja ma võtan seda päriselt positiivselt enda ellu ja ma naudin seda, mis mul on, aga mitte seda, mida mul ei ole. Ja siis jälle see töö, et inimesed käivad tööl, et arveid maksta. Aga kõigepealt vaata üle, siis alustame hästi lihtsast asjast naisena, et alusta sellest, et kui palju sa nüüd teenid ja palju sul on kohustusi. Äkki sa saad nendest kohustustest kuidagi hakata loobuma. Kõik on olulised sul täna, on ju? Jaa, et mitte selles, palju sa teenid, palju sa kulutad, see pool on 100 korda tähtsam. Ja kui sa hakkad vaatama, ja sa saad aru, et tegelikult on seal üks mannavaht ainult need kohustused. Tegelikult. Aga siis ei peagi enam tööle minema. No just, ma olen ise sama asja ka läbi teinud, olenemata 50+ naine, et miks ma pean hoidma 130 ruudust korterit, kus ma maksan, ma ei tea, mitu tuhat eurot laenud ja kõike teist. Miks ma pean nii suurest pinna peal elama kahekesi? Üks asi, vaata, sina räägid korterist, aga sul on need laste kohustus, sa pead need arved maksma, sa pead need ära koolitama, sa pead need asjad ära tegema. Selle vastutuse sa võtsid endale ise. Jaa, et selle vastutuse, see kohustus on sul olemas, aga täna nad on kõik läinud ja sa oled selle joone maha tõmmanud, et minu käest ei saa enam ühtegi senti ja kui te tahate mind külla kutsuda, siis ostke mulle piletid ja ma tulen. Väga lihtne. Kutsuge mind. Ja kutsuge mind. Et see käib ikka nii pididena ja lõpuks sa saadki aru ja siis minule täna on ka hästi palju oota, sa ei käigi tööl või? Sa ei käigi, aga ma olen endale teinud selgeks, et tööle 8 tundi ööpäevas, mul puudub võimekus. Ma täna tunnistan ausalt, mu aju 8 tundi, ma midagi teen, ma teen hästi, ma ei tee ühtegi asja poole jalaga. Kui ma hakkasin tegema, siis ma teen. Aga mina ei ole võimeline täna 8 tundi täis kohaga ennast maha müüma. No mitte keegi ei ole, see on mingisugune müüd. 1,5 tundi suudab inimene päeva jooksul keskenduda täie tähelepanuga. Minul on 3, minul on välja arvutatud, et see on 3 tundi. Ma päriselt teen niimoodi, et ma ei räägi, ma ei söö, ma ei tee mitte midagi, ma olen 3 tundi, ma olen välja arvutanud selle minu kontsentreerimisvõime. Ja ma pakun täpselt, esmaspäeviti ma ei saa tööl käia sellepärast, et mul on lihtsalt mingid asjad, sest ma tahan oma nädalaplaani teha. Mul on konkreetne distsipliin, ma teen esmaspäeval oma päevaplaani. Töö hakkaks segama su elu. Täpselt, siis töö peab toetama elu. Aga reedeti ma ei käi tööl sellepärast, et see on minu iseenda aeg. Ja ma olen elanud niimoodi viimased 10 aastat. Ja uskuge mind, sa jääd ellu. Ja sa leiad ennast, see läheb ainult paremaks. Sul on palju rohkem jõudu, mis on see 50+ naine, on jällegi see tervis. Mida me ei pannud 35-sel, 40-sel, sa ei tule selle pealegi. Mitte peale ka ei tule, et sinuga võiks üks päev olla niimoodi, et sa kujutad ette, sa ei jõua voodist püsti tulla, sest sul valutab kuskilt. See tundub naeruväärne, aga see on, need hetked on kõikidel meil täna, kes on need 50+ naised. Ja nüüd sa mine siis konkureeri selle tippjuhiga, selle mehega, kes pole elus ühtegi last kasvatanud, on arveid maksnud, kellel on kogu aeg nii tore tööl käies, tal on lihtsalt tore. Konkureer ei ole konkureerimiskohta. Läks rumal olema, kui läheks sinna konkureerima, ma arvan. No see on jälle see, et inimesed tunnevad, et aga mind ei hinnatud, ma ju konkureerisin ka, mind ei võetud, mind ei hinnatud, ilmselt nad ei taha mind. Aga päriselt on niimoodi, et sa oledki teistsugune, tee oma jaoks plaanid. Kas sa pead üldse konkureerima? Sa pead üldse siin ei lasknud tegema. Et sa ei pea tegema neid asju. See on väga huvitav, et ma olen ka mitme kliendiga üks-ühele mentorluses ka samasse kohta jõudnud, aga võib-olla ei ole vaja tegeleda sellega, et kus saada rohkem tulu, vaid sellega, et kuidas oma kulusid vähendada, on ju. Ja siis sest seesama on ju ettevõtluses, efektiivsuse surve on ju kogu aeg, kuidas kulusid vähendada, on ju tulusid teenida, kulusid vähendada, aga siis me nagu mingis konteksti enda puhul unustame selle ära, et me peaksime selle tegema kulude vähendamisega, et me oleme harjunud sellest arvamisühiskonnas hästi palju kulutama ja siis me selle jaoks lähme teenima, aga tegelikult meil ei ole vaja nii palju seda ja ma arvan, et see ühel hetkel ongi, kus sa jõuad sinna 4-50 kanti, on ju, et siis sa saad kerata, aga mul ei ole tegelikult nii palju vaja ja tähendab, ma ei pea ka nii palju pingutama. Ja siis järgmine see 50+ naisega on see, läbi mille sa ennast identifitseerid. See on ju täpselt see sama asi. Ma olen ema või abikaasa. Abikaasa. Ma olen positsiooniga juht. Ma olen selle naabrinaine, selle tuntud inimese, selle naabrinaine ole mina, ta on muu sõbranna. Seal on nagu nii palju asju läbi oma töö, aga mina teen seda nii palju ja siis ma olen nagu kogu aeg hõivatud. Issand, ma ei saanud su kõnesid vastu võtta, ma olen nii hõivatud. Et sa identifitseerid ennast läbi selle, ma olen kogu aeg hõivatud.
me keegi isegi ei tea, mis sa teed, aga ma olen kogu aeg ma olen väärt ju, kui ja ma olen siis ma olen eks me selle kunagi õppisime ja selle ära, on ju, ja et ma olen väärt siis, kui mul on täiesti nagu fully booked kogu aeg ja mul on ja nii palju tegemist ja vastutust ja kohustust, on ju, ja et nüüd siis keegi helistab, ma võtan ilusti vastu, ma räägin, mul on aeg, sul on aega, muidugi mul on aeg. mul on ajaga hea suhe. Mul on ajaga väga hea suhe. Ma küsin ühe sellise skeptilise kuulaja küsimuse. Ma tean vastust ja ma ise, ma arvan, kuidas sa vastad sellele, aga et suure tõenäosusega on meie kuulajate seas ka mitmeid, et okei, seda juttu saab ju rääkida, kui sa oled olnud pikka aega edukas ettevõtja ja sul on nagu, sa oled midagi maha müünud ja sul on raha varuks, Kapitali on ju, on. ja sa võid vabalt olla, sul on kapitali, seda juttu võib rääkida siis, aga mina siin iga päev pean ikkagi oma laenud nagu ära maksma ja oma lapsed ära see ei koolitama. ole minu jaoks võimalik. Et see ei ole minu jaoks võimalik. Mhm. Kuidas sa nüüd temale vastad? Mina vastan nii, et kuskilt tuleb alustada. Ja ühtegi otsust, sellist elu muutvat otsust ei saa võtta vastu täna, siin ja praegu. Selleks on vaja hakata tegutsema. Täna, siin ja praegu. Tegutsema. Mitte otsust vastu võtma, vaid tegutsema on vaja hakata siin ja praegu. Täpselt sellest samast pisiasjast. Kus toidupoes süüa ostad? Mida sa ostad? Kui tihti sa ostad? Ja kõik need pisiasjad ühel päeval. Mina näiteks alustasin isegi sellest, et mina tegin endale 1 aasta mitte ühtegi asja poest ei osta. Ma mõtlen riideid. Välistatud olid siis sokid ja aluspesu. Neid sa ei tea kunagi, kuna jälle vaja, aga ma päriselt. Ja kujutad sa pilti 12 kuud said niimoodi läbi, ma päriselt olen shopahoolik. Nagu ausõna. No meil on siis mõlemale väga nagu Ja mitte odavad asjad. ja mitte odavad asjad, ja 12 kuud sai täis, ma pikendasin selle veel 12 kuud. Ma leidsin enda kapist asju, mida ma ei olnud mitte kunagi selga pannud ja need olid kõik need emotsionaalsed ostud, kus ma olin ju nii tubli ja ma teenisin nii palju ja siis ma võisin endale seda lubada. Ja neid asju tuli välja järgmised 4 aastat. See ei ole nali praegu. Et see on jälle siuke alustuskoht, et loomulikult tavakodanik või siis ütleme niimoodi, et meil kõigil on kuskil midagi ja kui palju, kust sa mida ostad, et need asjad saab kõik läbi vaadata. Kõik, see oli minu esimene samm. Teine samm hakkasin vaatama, kus ma süüa ostan. Ja ma lõpuks jõudsin sinnamaani, et ma tegin endale eelarve. Ma olen ju ettevõttes, ma olen finantsharidusega. Ma olen eelarvepõhist ettevõtlust pidanud ju terve elu. Ja ma tegin endale 48-aastaselt esimest korda eelarve. Ilma nagu huumorita praegu. Ja ma pean sellest kinni. Distsipliin aitab siin. Ma olen nii distsiplineeritud ja ma olen nii vastu pidanud ja tead, mulle meeldib see. Sul on see valik, kas sa lähed nüüd tööle 8 tundi päevas või siis sööd ja hoiad oma eelarvest kinni, on ju, et vähemalt ma ei söö halvasti, sa tead mind. Ja ma tean, me oleme suga krevette ja kõik paremad. Ma olen tervislik toituja, selles mõttes ma olen tervislik toituja. Aga küsimus on selle kohta, et kui suure eelarvega sa selle otsuse langetasid, kui palju sul seal nagu siis see kapitali oli, sul kindel kapital, ma võin nagu töölt ära tulla. Kapitali on nagu selles mõttes siiamaani, et see ei kao ju kuskile, et ega ma kapitali ei söö. Sa seda realiseerid või? Ma kapitali ei söö, ma söön ikkagi, kuidas ma ütlen siis seda higivaba raha, et see ju töötab ja see veab mind välja, et ma täna et kõik see, mis ma juurde siis nagu teen, ma konsulteerin inimesi, mul on konsultatsioonid ja ma natuke pusin veel seal midagi. Finantsilises küsimustes ja ettevõtluse küsimuses et aga see kõik on nagu, kuidas ma ütlen, mulle preemia. Et ma sellega ei ela. See esimene, mis sa tõid välja, et ei osta aasta aega riideid või teine aastagi või 4 aastat leiad asju kapist, ja ma arvan, et kui see niimoodi laiemalt leviks, siis me tegelikult ju toodame seda ettevõtlust, seda stressi selle ettevõtluse sees, sellega, et meil on kogu aeg vaja toota midagi juurde järgmisele, kes tarbib seda toodet, selleks, et tema omakorda saaks toota järgmisele midagi juurde. Et kui me kõik natukene maha rahuneksime, oleks meil kõigile parem. See on natuke sarnane, et mul on abikaasa on brasiillane, kui me lähme külla sinna Brasiiliasse, on ju siis, perekond tuleb kokku, 30-40 inimest, on siis perekond on ju pühapäeval vanaema juures koos, siis 2 tükki hakkavad omavahel rääkima, aga teised ju räägivad ka ja siis kõik vaikselt tõstavad häält
selleks, et noh, minu vestluspartneriga ma kuuleks. Ja lõpuks kõik röögivad, lihtsalt 30 inimest röögivad ja see on natuke nagu meie see majandusmudel on ju, kõik röögivad seda tarbida, aga kui me kõik võtaksime natukene hoogu maha, natukene vaiksemaks, siis me kõik kuuleksime üksteist ja kõigil oleks oluliselt rahulikum, me kulutaksime oluliselt vähem energiat. Just siis, kui see Euribor Eestis tõusis ja inflatsioon tõuseb ja kuidas inflatsioon tõuseb, me kõik teame, et see tõuseb tarbimisest. Samal ajal räägitakse, et kõik on vaesed, keegi mitte midagi osta ei jaksa. No mina ei tea, ma ei ole väga nagu kõrge pilotaažiga finantsist on ju, aga et see on nagu esimese klassi matemaatika, et kui sa tarbid, siis inflatsioon tõuseb. Tundub loogiline on ju. Ja kõik parklad, kuhu iganes lähed, on kõik rahvast täis, siis teed raadio lahti või televiisori lahti, siis seal on inimestel raha ei ole ja meil on inflatsioon. Noh, ma ei tea, mina kindlasti selle inflatsioonile kaasa ei andnud. Ma päriselt ei kulutanud. Aga samas on see minu kogemuses, et ma olen kõik need teadlikud aastad kuulnud seda samat lugu, et raha ei ole. Et see on, kas te olete kunagi seda kuulnud, et kas hakkab kohe pihta nii-öelda see keeruline aeg või on ta siis nüüd nagu lõppemas, et see on jälle ka üks võib-olla, mis see müra nagu sa ennem nimetasid, et tegelikult ju on ja nagu sa ütlesidki, et mul on ka ja ma saan kenasti hakkama, ma saan krevette ja reisin kuu aega Kappe Verdel ringi, et selles suhtes väärtused, kuhu sa jälle investeerid, et mina olen võtnud endale rolliks selle täna ja siin ja praegu, mina tahan hästi elada. Ma ei taha muud mitte midagi, ma tahan lihtsalt rahu, et ma olen ka käinud maailmas kõik 5 stars luxury hotellid läbi ja see ei köida mind enam. Ma tahan teist reisi, ma tahan looduslähedamat reisi. Ma olen oma väärtused kõik ümber vaadanud. Kõik oma väärtused, absoluutselt kõik, et kas see või teine. Sest ma saan öelda, mul on täna kogemused. Ma olen kõik asjad läbi teinud. Ma olen sellel show-offi ära teinud. Ja ma ei saaks täielik show-off, et lihtsalt sa lähed ja näitad, aga päriselt sa oled seest nii katki, kui veel olla annab. Seepärast näitadki. Jaa, just. Et see hästi elamine, väga tihti võiks, ma tahan hästi elada, see tähendab kõik need 5-tähine hotelle ja ma ei private chatiga ja peeneid restorane, aga hästi elamine ongi see rahu, et ei olegi muud. Minu jaoks on hästi elamine see, kui ma saan öösel magada 8 tundi. Eriti praegu. Eriti ükskõik mis ajal. See on minu uus prioriteet. 8 tundi öösel magada, ilma et keegi segaks. Vaikus, üksi olemine, raamatu lugemine, spordi tegemine, hästi süüa. Tegelikult nagu nii kodused ja mõnusad asjad, et sa tõesti tunned ennast hästi. Jaa, et see aeg ise endale. Et ma kuulasin ühte podcasti, kus siis üks tuntud influencer rääkis, et ta on nagu täiesti, et tema inimesed ilmselgelt arvavad, et ta on ära pööranud, sest ta kolis maale ja ta niimoodi naudib seda elu ja ta on õnnelikum kui iial varem, et ilmselgelt ma olen ära pööranud ja kõik arvavad, et ma tegelen nüüd esoteerikaga, et läks metsa nõiaks või mida iganes ja ta ütleb, et tal ei ole sellist rahu elus olnud, väga edukas maailmas nagu tuntud inimene ja ta ütleb, ta ei ole iial õnnelikum olnud ja ma kuulan teda ja mõtlen, et täitsa lõpp, ma olen täpselt seal samas punktis. Aga mis siis saab meie majanduskasvust? Margit, mis siis saab meie majanduskasvust, kui inimesed noored, mina ütlen noored, meie uus põlvkond on peal ja las nemad lähevad ja las nad lammutavad ja las nad teevad ja mina toetan neid. Nemad ka ei taha ju, nemad tahavad ka lihtsalt olla ja sulgedel. Ei, mina ei ole seid noori näinud. Mina olen näinud ainult tegusaid noori ja mina ütlen, et tänapäeva noored on nii tublid, nii ettevõtlikud, nii pealehakkajad ja nende teadmised, nende keeleoskused, nende see vaba mõtte, meil olid ju piirangud peale pandud, me ei tohtinud niimoodi teha, sa ei tohtinud naisena niimoodi käituda, sa ei tohtinud naisena niimoodi öelda, sa pidid olema see kell seal, neil ei ole täna mitte midagi, nad kõik asju tehakse, sa oled mees või naine, noor või vana, nad võivad kõik asjudes, nemad on kasvanud teises ühiskonnas, nendel ei ole piire olnud ja mina usun noortesse ja panustan neil. Mulle meeldib see mõte, et nagu, ega see tegelikult ka ettevõtluses oled sa juht või mis iganes, et mingil hetkel sul tuleb see, et minu asi on nagu toetada, et sa nagu nii-öelda aitadki nagu nii-öelda asjadel edasi liikuda. Ja võib-olla üks teema, mis meil hakkab siin vaikselt läbi ka saama, see nii-öelda meie armas vestlus, mis on olnud väga vinge, on võib-olla, mis mina tahaksid kaasa tuua, et see 40 pluss 50, et väga sageli need töökeskkondades see vanusegrupp naisi pole nagu mõistetud, et mingil hetkel need naiste sees toimuvad väga suured muudatused
et võib-olla see on oluline sõnum, mida ma tahan täna kaasa anda, et me nagu teadlikult ei valinud endale bioloogilisi muutuseid selliseks, et mingil hetkel sa ei taha nagu nii-öelda seda tööd teha, järgmisel päeval sa tahad seda teha, sinu fookuse võime on muutunud, sa tahaksid iga päev midagi kuskilt nagu nii-öelda põgeneda, et see on normaalne, sellega nagu tasub lihtsalt tegeleda, aga ma arvan, et töökeskkonnad võiksid võib-olla ja ka võib-olla mehed, kes meid ümbritsevad töökeskkondades, seda rohkem teada, mis naisega toimub ja kuidas naiste üleminek täpselt nagu nii-öelda aset leiab, et saaks toimuda, sest mina mäletan, küll sa olid liiga noor, et olla juht ja siis sa oled liiga vana, et sul on mingisugused errorid, et seda õiget aega ja hetke ei ole, et see on siin ja praegu ja me inimeseks olemist võtamegi kõikide oma muudatuste ja etappidega elus ja olemegi siin toeks ja toetame edasi, on ju. Jah, ja niimoodi sarkastiliselt naljatades, et ega majanduskasvu ei olekski, kui keegi ei tunneks ennast ebapiisavalt, on ju, et selle ümber kogu see mudel on üles ehitatud. Aga me ei pea seda valima. Me ei pea seda valima. Me võime teha teise valiku enda jaoks, et las pool maailma elab, valivad selle, meie võime valida selle vaate, et maailm on täiuslik ja ilus, et see on nagu, see on nagu sa ütlesidki, et see on müra, kas ma pean sellest välja tegema või ma nagu nii-öelda ikkagi liigun ja valin nii, nagu mulle meeldib. Et mulle meeldib see ka oma teed pidi. Ma tean ka vahel arvavad inimesed, sa ei ole päris nagu võib-olla perekonnas, et sa ei mõtle nagu loogiliselt. Ma ütlen, ma ei olegi loogiline, et selles mõttes see ongi mind elus edasi viinud, et ma ei ole loogiline. Just, et see vabameelne käitumine, vabameelne mõtlemine, vabameelne olemine, aga seal juures rutiin, distsipliin. Need, mis siit hoiavad, on ju. See viib nagu väga-väga, et just, et lased mõttel vaba, aga keha peab olema rutiinis ja keha peab olema distsipliinis. Ja see tekitab turvalistunde. Aitäh, et sa tulid näitama seda, et hästi elamine on rahu ja et seda päris elus nagu kirjeldama, et inspireerima ja olema see elav tõestus. Aitäh, et sa tulid. Aitäh teile. Aitäh. Aitäh. Tšau. Tšau.